Tere, minu nimi on Endel Talvik, ma olen Eesti-Läti psühhanalüütilise seltsi tulevane president ja psühhanalüütik ja treeninganalüütik. Selleks, et saada psühhanalüütikuks, on vaja eelkõige baasharidust, ehk et peab olema kas kliinilise psühholoogia baasharidus või meditsiiniline baasharidus ja psühhiaatri soovitatavalt. Ja siis tuleb läbida treeningprogramm. Treeningprogramm koosneb 3 osast. Ja need 3 osa on esiteks siis enda psühhoanalüüs ehk treeninganalüüs, nagu seda kutsutakse. Teiseks on teoreetiline treening ja kolmandaks siis töö juhendamise all ehk supervisiooni all. Psühhoanalüüs on vahend iseenese uurimiseks ja iseendast parema pildi saamiseks. Et selleks on vaja pikka aega ja rahuliku endasse vaatamise võimalust. Et nagu mõista, kuidas moodi minu varasemad kogemused mõjutavad minu praegust elu ja kujundavad minu tulevikku. Missugused on need mingisugused sellised natukene sügavamad käitumismustrid minu sees, mida me tihtipeale esimesel hoobil võib-olla ei märkagi. Mille pärast ma mingite asjade peale ägestun, mille pärast ma tunnen ennast kergesti süüdi olevat, kuidas ma mingitele inimestele kergesti järgi annan või mille pärast ma püüan olla liiga kehtestav. Need on kõik mingisugused sellised sügavamad mustrid, mille sellist olemust ma saan avastada ainult läbi selle, et ma nagu vaatan enda fantaasiaid, oma unistusi, oma mõtteid, oma varasemaid kogemusi natukene sügavamalt ja põhjalikumalt. Psühhanalüüs töötab läbi suhte iseendaga ja läbi suhte psühhanalüütikuga. Psühhanalüüs tuli nüüd uuesti Eestisse peale seda, kui raudne eesriie hakkas kokku kukkuma. See huvi psühhanalüüsi vastu oli enne ja esimesed psühhanalüütikud treeniti juba välja kodanliku Eesti ajal ja psühhanalüütikud töötasid, Eesti psühhanalüütikud töötasid psühhanalüütiliselt. Aga nüüd uuesti see huvi tuli nagu läbi Rootsi ja läbi Soome kolleegide ja kuna psühhanalüüs on eelkõige mõttevabadus ja individuaalne vabadus, siis see oli nõukogude ajal natukene keelatud, kui mitte öelda, et väga keelatud tegevus. Ja uuesti, kui piirid avanesid, siis Eve Suurve hakkas tooma seda Eestisse sisse ja meil oli võimalus hakata ennast treenima. Pärast oli põhjalikumad treeningud Soomes ja juba lõpuks rahvusvahelise psühhanalüütilise assotsiatsiooni juures.